nii. See on siis sõiduk, mis läheb täielikult mahakandmisele. See on nagu näha kõvasti pauku pannud kuskil 80 pealt, siis kammis maanteekraave. See on siis diiselversioon, 85 kilovatti hetkeseisuga, 2,5 BMW diisel nagu näha või nagu teada. Ja läheb siis sellele sõidukile peale. See on siis 85 kilovatine bensukas. Et parajagu töö käibki. Meistrimees, autoomanik ja muidu mõnus mees Ivo. Tervitus! Ma tahtsin vaikselt juba asju jahti, et praegu me just 5 minutit tagasi asjaga alustasime. Esimene probleem ongi, et see auto nagu tühjaks saada, seest või kergeks. Siis tuleb ratas ära vahetada, et garaaži saada, et auto iseenesest sõidab veel. Et tuleb nüüd nagu ratas ära vahetada, siis garaaži ära sõita sellega, et praegu on probleem, et üles väga ei tiitsi tirida, et seal läheb mäest üles see asi natuke, et tuleb ise omal juhul sõita sinna garaaži, seal tuleb mootor maha, silad maha, kardaan maha, käst maha. Ühesõnaga peaaegu auto tuleb peaaegu tühjaks garaažis sees, nüüd lõppkomme selle kuradi kere välja uuesti ja siis tõmbame selle musta sisse. Õnnest sõidas see must on täitsa sõidukorras auto. Et sõidame sellega siin sisse ja siis läheb sellega tööks. Hetkeseisuga on mõlemad autod sellised. Ja, mis siin tutvustada ikka. Üsna blank tegelikult. Blank jah. Noh, sellise auto puhul, mis vääriks mainimist, ongi ainult elektriaknad. Sul ongi valgustus, mis on siin armatuuris. Mis saadab siin laest kinni. Pole näinud paljudel BMW-del seda valgustust siin. Just E36 siis. Täpselt. Originaal BMW Mac, mida ei ole paljudel, kõigil on läbi see, sellel on sees. Kompuuter, mis näitab välis- ja sisetemperatuuri. Jah, nii ta on ja et läheb tööks. Läheb tööks. Päev 2. Auto on peaaegu lammutatud. Mootor on veel sõidukõlblik ehk. Viimane sõit siis enne garaaži ajamist ja mootori maha võtmist. Kõik toimib. Sooja tuleb või? Veel mitte. Aga reguleerime ka. Seal ongi ka soojaks kenasti. Nii. Paneme akna peale vooma. Jah. Et vooma või? Kui mingi piustik jälle selle autole? Mul on ära regullitud, vaata, teise survesse. Kõik piusid, jah? Kõik, mis mul on teises astmes. Ütle seda oleks tuleb vaja. Peab teadma saama, missugune üldse see põhjustab. 3. öeldi. Ütleks 3. Nüüd tuleb rehv täis lasta. Kulust peale panna.
nii. Oota, ma ka. Tuleb päris hirmus. Käsipidur on peal, kuule. Jaa. Aga sul on pidurvedelik vähe vist või? Vist jah. Nüüd saab pall. Tule võtad peegli peale nii. Sul on keskmine peegel olemas ju. No külm on. Juba. Kuule kinni jäi või? Vaat kooga. Sa vara hakkas keerama. Marda, ma olen lükanud takka. Niimoodi ei saa. Kuule ära minu külge ees sõida, mul on külm. Ise lähe. Ole rohkem laba, kuule. See versus siit on nii kerge. On jah. Lähme käime maantee ära. Arvad jah? Proovime, palju kütust on? Sul sitaks kütust ju. Mõtlesin, et siia minna. Lähme kordi mööda teed ikka paneme, siin põllu peale mõttetu. Noh, tõmba nüüd külmad külge ette, ma saan filmida, et kui ma liigun otse, aga vaatan uksest välja. Mul on rattas mitte issi. Ma ei saa näeda, kus ma keeran see välja. ABS-i teete? Pohhu see. Noh, anna nüüd itskit. Näe, ta kuulub. Naabrimanaine võiks vaadata. Sellest külge ees matsu küll juba tahaks panna praegu. Ei taha, jah. Lähme Ornisi juurde. Ei, ma ei näe. Muidugi ei näe. Aga pulli kui palju. Wow. Oh, siit saab nüüd head kaadrid. Õnneks mul on tularem peal, sest suhtes. Ma usun, jah. Paska lendab, jah. Ma lendari prillid peale raisk. Davai, vahetame pleisse ka. Katki keerad. Auto või? Miks ma peaksin katki keerama? Ma oskan rohkem sõita taguvealisega. Mul on rohkem kogemust. Davai. Katki midagi teed, siis oskad tuua. Aine? Jaa, davai. Päriselt? Jaa. Mul on teine mootor olemas. Näe, võta kaamera ka, ega ma ei hakka filmima, kurat, samal ajal. Kurat, mis teised arvab? Lindistab, jah? Tahad ka lendari prille? Ei taha. Ma ütlen ausalt, see auto on täiesti teine asi, et ära seda kürita nagu. Lõpus küll alles olles, ma näen, kus käigud on. Lehed, mida mitte. Lähe. Ära niimoodi teeb väga. Roolin ausalt ära, proovi, türa, mul ei ole ei päriselt pole, ära tee. Selle rooli nii putsis. Ei ole viga midagi. Ära, nussi, ausalt. Äkki see küll kraavi näis. No ma räägin.
Näed, külm hakkas. Pane soojendust juurde raisk. Põhjas. Võta nüüd hoog maha selle asjaga. Ma sõidan siin sotiga oma loomel. Ja ma usun, jah, aga... Mul pole fucking kuradi seda. Mitte midagi ei ole seda. Mul pole ust ega midagi, no. Ust ei ole, jah. Näed, see. Kuradi ma pedaal jäi kinni. Jaa. Elektrik külas käis. Ta oli maani täis. Anni Mati. Sükse esmase pilgu all vaadates ega ei ütlekski, ega ei olegi palju juhtunud tegelikult. Väga pole mure. See on nagu uus.
kuidas tunne, ei, ma jäin kinni sinna kuradi ma selle, kuidas on tunne istuda tagumisel istmel ja vaadata konsooli? No ma tunnetan praegu rohkem seda, et mis nüüd ees hakkab ootama. Selline juhtmevaatus, mida enamus ette tahaks võtta. Nüüd siis läheb reaalne action alles lahti. Diisli juhtmestik tõstati sisse ja väike arutamine käib, et kõik asjad õigesse kohta saaks ikka alguses ja siis hakkab nuputamine, et kus midagi üldse läks. Nii, see on Maki juhtmestik. Nii palju ma tean. See peab seal olema. Oi pläärd. Nii, see asi oli siit päris. Nii, mitte õlisem seda vasakule poole. Täpselt. No nii, teine päev siis seda autot lammutada, võin siis nüüd juba kokku panna. Eile kuskil kella 4 aeg või kell 2 ajasime auto sisse, kella 4 aeg oli mootor maas, kella 6 aeg tuli juba mootoril ostja. Täna oleme kuskil 10 tundi, 12 tundi. Seda autot siin kokku uuesti pannud. Sees sai mõned roostused kohad Ämeraidi krundiga ära tehtud. Ja suht puhtaks tehtud. Juhtmed on enamuses paigas. Mõned murekohad veel on. Siin on kapoti juhtmestik veel lahtine, see läheb siis, kui kapott läheb peale. Uuste juhtmestik on veel lahtine. Ja tegelikult tagatuled hetkel puuduvad. No mõni üksik kraap veel ja siis ongi nagu sellega ühel pool. Mis huvitav on see, et tagaluuk ja kapott ja kõik ühe juhtmestiku otsas, et lahti ühenda ei saa, kui siis ainult kaitsmekarbist. Aga jah, tänaseks saitavad, kell on ikka veits palju. Garaaž on sitta täis. Ja me oleme väsinud. Sitta võeti väsinud. Et... ja, ära nutma hakka. Ma üritan.
mis seal oli? ei, kõik on õige. Kõik on õige. Kuule, te nüüd hakkad autot tõstma? Jaa. kui napilt läks? Mis mõttes? Ei, ma hoidsin keemal ennast.
on suitsu. Ei saa õue nüüd umbes. Las jõudnud. Kusel enam. Praegu mõtlesin terve see aeg, kui seda vaadates, kas padi mootori kui siia vahele. Peab mahtuma. Vaidale saab panna patti sinna praegu ka. Praegu ei. Siis peab padi külge. Aga ma mõtlesin, kas see mahub praegu, selles mõttes, et nagu vastu kere jääb. Ma ei tea, ma vaatan pärast, mis üks ole. Mul on siuke tunne, et me oleme roolivõimed juhtide torud lahti laskma. Selle pärast need siin nagu ei istu väga. Mulle vähemalt tundub nii. See oli mõlemad. Kumbki ei istu minu arust. ma peaks siit poolt tulema. Ma ei tea, kuidas ta vaata, kas kiisel on, aga need ei istu. Need tundub, et küll istu nagu kuidagi. Bensukamad, bensukal oli tagapool, kui me olime kumps vaata. Ees on, oota. Näete, kus sul oli? Sa võtad sealt maha võtta, et rolli leti küljest. Jah, seda küll, jah. 19 peaks olema võtti, jah. Põhis, sa mõtled siis, millised turud need siin on? Need jah, need 2 toru. Et see on siit ümber ringi tulema. Okei. Oota. Peaks siis kaasa. Minu praegu vees meelde jätta, mis kuskil on lähedal. Minu midagi. No nii, proovime. Nii, proovime. Nii, kütus tuleb. Proovi. No. Lõi ülesse praegu. Ja pane, las ta töötab korra. Kui 5 tuleb pööret läheb, siis on persses. Punkt ja punkt aeg. Oluline on see, et ta töötas. Vaata gaasipedaali värki. Ühendamata või? Vaata, ma ei tea, kus see oli, ma tegin vaata ta. Nii, tänaseks on siis see auto saanud endast sõiduvormi. Tuled ja viled on küljes. Läheme teeme proovisõitu kohe. Ja siin on mõned meistrimehed. Omanik. Omanik on ainuke, kes pole krunti teinud täna. Läks vähe pikaks see ehitamine. Üks vend poleerib summutit vaikselt. Tema väite pole auto mingisugune auto, kui pole poleeritud. Jah, viimasel päeval tuli appi hiitama alles. Kuule, saanud 5 kilovatti juurde vähemalt. Sitaks. See on ehtne krundivend, no jutt. 15 kilovatti juurde vähemalt. Vend tegi nii palju krunti, et nüüd poleerib summutit, et kohe läheb siin prooviks, et Ivo paneb siin kohe auto tööle, kuule. Noh, aga vahe meeldis siis ta kohe. Kõigepealt ta pane tööle, siis läheb välja ikka. Jah. Rikkamine eest, nüüd tuleb see palju tossu. Jah. Talle meeldib see neeger olla, vaata. Kuidas see? Nii ja proovisõit läks käima. Siiamaani hiperustata. Tagasild on kinni. Jah. Siin pole mõtet väga palju just. Ja uks tuleb ikka topelt kinni panna. Ma arvan, et seal on asjad asjast lihtsalt lahti sealt. Ai, kurat, ega need amordid ka vist ikka head ei ole. Proovisime küll. Ma ütlesin ka, kui kere üles oli, et siis et ega need amordidega palju ei kesta. Aga niimoodi kuuletas. Ei tead, see ei ole amort, mis koliseb. No see on küla vahe tee, vaat siin peabki puruma. Loogiline ka. Pagass sai kinni ikka kenasti, eks see. Ma ei tea, vaata. Ma ei
ma ei tea, kas see mootor peab kirjutas vastu. Võtsin, et on õli alumiinium. Midagi ei juhtu sellest. Ta hakkab siis, kui hakkab ikka puudu jääma, siis hakkab kuradi tuli põlema reaalselt. On küll. Igal autol on isegi kullil on, kurat. Õlirõhu tuli hakkab siis põlema. No jah. On siis, kui sul õlirõhk on 0,8 barri. Peab olema 8. Oh, vaiksemaks sai natuke. Vardal oli näha oli või? Jaa, ikka, ses suhtes oli. See oli mingisugune paar-kolm... Ei, see oli no paar-kolm millimeetrit oli allapoole kuradi miinimumina. See ei ole hullu midagi, ne? No, kuidas edasi läheb? Veits paremini kui Benz või? Jaa. Küra kui ökos asi, mine muid. No sa annad 85 kilovatti iga kusjuures. No ma kuulen peale veel õkku.